Tere! Minu nimi Taavi. Selles videos jätkame mahtude arvestamise temaatikaga ning sellel korral võtame ette õõnespaneelide brutomahu arvutamise. Selleks on mul siin olemas üks õõnespaneelidest koosnev vahelae mudel, kus on olemas väga erineva suuruse ja kujuga elemente, nagu näiteks see õõnespaneel siin. Vaadeldes lähemalt näeme me, et sellele õõnespaneelile on projekteerija pannud külge mitu pindala väärtust, gross footprint area ja net surface area. Arvutades ehituse hinda, siis tegelikult ei ole meil mitte kummagagi palju peale hakata, sellepärast et footprint area määrab ainult selle elemendi vastu maad puutuva pinna, ehk et kui see õõnespaneel panna siledale pinnale, siis see osa, mis puudutab siledat pinda. Aga nagu me näeme, on siin all servas olemas faasid, mis tulemust moonutavad ning suure tõenäosusega sellise paneeli puhul paneelitootja soovib raha saada selle ala eest, mis on punase kastiga ümbritsetud, ehk et ka väljalõiked tuleb tõenäoliselt kinni maksta, ehk et footprint area meid ei aita ning net surface area õõnespaneelide puhul arvutab kogu paneeli välispindala ja tegelikult ka antud juhul õõntes sisemiste osade pindala ning sellega meil ka eelarvestamises palju mitte midagi teha ei ole. Teine olukord, kus me võime eksida, on kitsaste paneelide puhul. Antud juhul on paneeli laius 531 mm. Kui me lähme paneeli tootja juurde, siis tema ütleb tõenäoliselt, et tema arvestab, et selle laius on 600. SimpleBIMis olen ma lahendanud selle olukorra selliselt, et mul on tehtud selleks enda template mall, mis alustuseks grupeerib kõik paneelid kahte gruppi. Üks grupp on kitsamad kui 600 mm ja teised on siis laiemad kui 600, ehk et kõik paneelid, mis on vahemikus 600 kuni 1200 mm. Kõikidele paneelidele antakse vastavalt grupi nimele nimi laius, ehk et kitsamatele kui 600 antakse laius 600 mm ja vahemikus 600 kuni 1200 mm paneelidele antakse nimi laius 1200 mm ning korrutatakse see läbi paneeli pikema külje pikkusega, ehk et saadakse see sama brutopindala, mille eest paneelitootja tõenäoliselt teile arve esitab. Ja selleks on mul siin mallide all olemas grupp Tulitec ja õõnespaneeli brutopindala. Nähtavale ilmub raporti aken, milles on mõned hoiatused, aga antud juhul neid võime ignoreerida ning näeme, et gruppide alla on tekkinud tegelikult küll 3 gruppi õõnespaneelid, mis arvestavad, milles on kõik õõnespaneelid, siis õõnespaneel 1200, milles on 1200 laiusega õõnespaneelid ja siis õõnespaneel 600, milles on alla 600 mm õõnespaneelid. Ning kõikidele paneelidele on arvutatud juurde brutolaiuse, brutopindala ja nimetuse parameeter. Ning brutolaiuseks on siis 600 mm või 1200 ja brutopindala on siis arvutatud paneeli pikkusest ja brutolaiusest. Nii, nüüd on meil info olemas, kuidas moodi saada see Excelisse. Selle jaoks on SimpleBIMis võimalik eeldefineerida
workspace ehk tööruume. Ja minul on tehtud siin üks universaalne tööruum, mida on võimalik kasutada õnnespaneelide mahu väljatrükiks. Õnnespaneeli brutomahud, SPV, avades selle sama tööruumi, tekib mulle siia alla Exceli tabel. Esmajärjekorras grupeerib see kõik paneelid kõrguse järgi. Saan teada, et siin on mul ainult 265 kõrgusega paneelid ning seejärel siis juba laiuse järgi 1200 või 600. Vabandust, nimi laiuse. Siin 1200 all võivad olla ka 700 mm laiused paneelid. Ning kokku näen ma siin siis, palju on minu õnnespaneelide brutopindala ehk et kui mitme ruutmeetri eest õnnespaneeli tootja mulle arve esitab. Nii, nüüd on mul tarvis see veel Excelisse eksportida. Nimetame seda siis õnnespaneelide mahu õnnespaneelide mahutabel ja salvestan selle. Avame ka eksporditud mahutabeli, õnnespaneelide mahutabel. Ning siin näeme juba SimpleBeami table funktsioonist tuttavat info ülesehitust, kus paneelide kogumahu saame me välja lugeda siit, sellelt realt. Kellel on huvi SimpleBeami mallide ja tööruumide vastu, siis palun kirjutage mulle aadressile taavi.liiv@tulitech.com ning saadan teile videos kasutatud nii malli kui ka tööruumi, et saaksite seda ise katsetada. Mall töötab enamikul meil liikvel olevatest mudelitest. Kui mõne mudeli puhul esineb probleeme, siis palun andke sellest lihtsalt teada ning ma saan seda malli täiendada, täpsustada. Tänan tähelepanu eest!